Kallis noorpar, paistku päike teile kõrgelt. Ja ära unusta, kui tahad olla armastatud, siis armasta ise. Yeah, you and me, darling, we've really got something the world just can't understand. Yeah, it's you and me, falling in love every day till we're both owning gray. Yeah, it's you and me, as long as we live, I'll never know a love like this. I'll never know a love like this. Tema silmadest kiirgab väga palju armastust ja headust välja. Mulle meeldib tema hoolivus ja heatahtlikkus. Ta on minu vastu ja meie laste vastu ja meie pere vastu ülimalt heatahtlik, hooliv. Ja ma näen, kui tugev saare naine ta on. Saab hakkama 3 lapsega ja 1 meremehega ka veel. Mis mulle tema puhul jäi eriti silma oli see, et ta oli hästi positiivne. Ja ma küsisin ta käest ka ükskord, et kuidas sa nii positiivne oled? Ja siis ta ütles, et aga mu veregrupp on ju ka B-positiivne. Ja siis ma ütlesin, okei. Ta on super isa meie lastele. Abielu ettepaneku ma tegin 6 aastat tagasi, kui me olime 2 aastat koos olnud. Meil oli 2 aasta tähtpäev ja ta läks hommikul juuksurisse äkki. Ma planeerisin seda muidugi pikalt, aga sõrmus taskus ringi, ma vist käisin äkki nädal aega. Valmistasin hommikul väga ilusa laua ette, oli suur roosikimp, sõrmuse karp oli punane sellise roosikimbu vahel. Ja siis, kui ta koju tuli, Siis ta ootas mind köögis, oli ühe põlve peal, roosikimp oli käes ja siis ta ei saanud päris täpselt kohe aru, mis toimub. Aga siis ta nägi roosikimbu vahel seda punast karpi ja siis tal hakkasid pisarad tulema ja siis ta küsis, sa abiellud minuga. Ja vastus tuli õnneks päris kiiresti jah. Ja see oli tema jaoks tundus, et päris suur üllatus. Ja ma ütleks, et see oli minu elu üks kõige vägevamaid kogemusi, sest et on elus üht-teist tehtud, aga nii tugevalt mu süda vist pole elu sees löönud kui selle küsimuse esitamisel. Aga nii kui see õige vastus tuli, siis oli kõik juba hästi.